Vaimne elu on ju niimoodi, et kui hakkab puhastusprotsess, eks ju, proovid nagu heaks inimeseks saada, sest me kõik algselt ju teame, et me oleme head ja toredad ja armastavad ja et me oleme normaalsed. Tegelikult see on nagu hing nagu teab seda. Aga siis materiaalne maailm trikitab meid ja see kahesus ja siis meil hakkavad erinevad luubid juba maast madalast, eks ju, et ellu jääda see ratsionaalne energia ja erinevad maskid ja kostüümid ja mis on okei. Aga kui seal kaob see nagu hing ära lõpuks on nii, et mõtled ühte asja, tunned teist asja ja käitud kolmandat moodi, et 3 erinevat tüüpi nagu. Aga see puhastusprotsess on hästi huvitav, et meil nagu alateadlikult arvame, et vaimne elu on selline et ma saavutan, ma ei tea, küllust, ilu, headust, armastust nagu veel rohkem ja mul hirmud käivad kõik ära. Ja siis ma näen Jumalat ja iseennast ja kõiki elusolendid ja armastan neid ja teenin 24/7. Et nagu ilus, kõlab ilusalt ja nii ta on. Aga siis mis siis selle puhastusprotsessiga kaasneb? Missugused sümptomid? Need sümptomid on tegelikult palju. Mitte ainult see, et ütleme, et sa tervislikumalt hakkad toituma, sa tunned, et sul on nagu rohkem energiat näiteks, eks ju, hakkad siis toitu veel pühitsema, tunned, et toidu taga on veel vaimsus ja vaimne energia, mitte ainult füüsiline, näiteks, eks ju. Aga koos selle puhastusprotsessiga on ka nagu paljastusprotsess. Ja sellepärast nagu pühakud ongi, ütleme, et nii alandlikud, et nad kunagi solvu ükskõik, mis nendega tehakse. Nad võivad teiste nimel võidelda. Või teiste, ütleme, et kui keegi suurt pühakut solvab, siis teised pühendanud, eks on valmis ta eest astuma välja. Aga kui pühendanu kunagi enda eest, siis miks ta välja ei astu, sest tal on ka see paljastusprotsess juba ära olnud. See ankara valeego on muutunud egoks. Eks see normaalseks egoks, kus sa saad aru, kui sõltuv oled sa kõigest, kui palju sa oled teinud solvanguid, kuidas su mentaliteet kõike ekspluateerida, kui sügavalt on sul juurdunud sinusse elu järel. Ja see teeb nagu automaatselt alandlikuks. Ja seda nimetatakse ka mõnikord vaimseks depressiooniks. Muidugi see, kui ühte äärmusse läheb, siis kaob üldse entusiasm ära toimida. Või siis mõtled, et lähed impersonaalse brahmajotisse üldse laustad ära, et jätke mind rahule, eks ju. Üks vabanemise variante. Aga jah, see on selline automaatselt siis, kui sa vaimselt arened, siis sa peaks solvuma vähem. Ja ma vaatan ennast ka nagu omast turust, ma olen nii hea tore inimene ja tean nagu vaimseid asju ja nii palju on aidanud ja inimesi ja. Aga siis, kui on mingi raskem situatsioon või midagi minu ego, siis ma ikkagi jõuab see närvisüsteem reageerida, saad aru, et tegelikult vaimselt sa ei ole nagu väga kaugele jõudnud, sest see hankara, see vale ego, ta ütles mulle nii valus, eks ju, see inimene ütles mulle nii nagu solvas mind, siis jõuad veel mõelda, et ta ju ise ei ole ju kuhugi jõudnud. Kõik need asjad, et see on sümptom sellest, et sa ei ole vaimselt väga kaugele arenenud. Tegelikult vaimselt kaugele arenenud inimene või loomulikult sa saab aru, et on alandlik ja heasoovilik kõige suhtes, ta ei solvu mitte kelle peale, mitte kunagi. Saab aru, et Jumal on kõikide asjade taga ja kõikide nende postiljoonide nõnda nimetatud, kes sul lähiringis on ja kes sulle kogu aeg pai ei tee ja mõni annab piitsa ka, eks ju. Et see nagu ka, seal taga on ka Jumal. Ja vastupidi, sa nutad ja mõtled, et kuidas ma üldse lubatakse mul eksisteerida. Need solvangud ja need Jumala seaduste ja armastusseaduste vastu olevad teod, need on nagu nii palju. Sest ma mäletan ainult väikest protsenti, õnneks mul vist tõmbaks kohe nööri kaela. Aga see väike protsent, mis ma mäletan, see on juba õuduskuubis, mis sa selles kehas oled teinud nagu puhaste armastusseaduste vastu. Ja see peaks tekitama nagu tänu ja alandlikkuse tunde ja sellise tunde, et Jumal on 24/7 enamus aja andnud sulle lihtsalt lilli ja armastust, eks ju. See on läbi oma ema, isa, läbi muusika, läbi tantsupeo, laulu, läbi ilusa looduse, läbi pühakirjade, läbi vaimse õpetaja. Sa saad aru, et keegi annab sulle kogu aeg. Ja siis et see on ka siis selline paljastamise protsess, milleks me peaksime valmis olema ja mida võib siis analüüsida, vaadata siis, kui spirituaalne sa oled. Nii kaua, kui sul on ikka see kadedused ja kriitika ja selline ikka sul on aega, öeldakse 3 sorti inimesed, ühed arutavad teisi inimesi, nii, siis natuke kõrgemal tasemel arutad kogu aeg sündmusi, materiaalse maailma sündmusi, eks ju. Ja siis kolmandad arutavad siis tõde või seda armastuse seadustega seotud kõike, et läbi selle nagu prisma.